Tere! Me alustame täna vlogiga alles siis, kui õues on pime juba. Me lähme emmiga praegu Sofiale lasteaeda järgi ja siis meil on midagi toredat jõuluteemalist plaanis. Aga nii kaua, kuni meie lasteaias Sofile järgi käime, siis vaata sina ühte klippi, mille Allar filmis paar päeva tagasi ja Allar proovis ja maitses uusi huvitavaid toite. Ja talle nii väga need meeldisid ja mulle meeldisid veel rohkem, nii et me hea meelega jagame neid ka teiega. Tere! Üks päev siin Facebookis proovisin jagamismänguga õnne. See kirjutati mulle Facebooki ja siis ma vaatasin, et oi, jagamismängu võitsin. Esimene jagamismäng, millega mul üldsegi Facebookis on olnud õnne. Ma veel siia sisse ei piilunud, aga vaatame, mis siin sees siis on. Väga ilusasti pakendatud. Kiitused sellele meistrile, kes need pakendid on valinud. Igaks juhuks, kui läheb siin suuremaks ahnitsemiseks, siis teen juba söögilistada valmis siia. Proovime seda hummust siis niisama alguses. Vaat, see on hea. Järgnevalt on meil siin 100% vegan salsa. Loodan, et keegi neid käsitsi ei haki, sellepärast, et see hakkimisprotsess tundub, et on ikka väga töökas. Sest et siin on raske leida nagu siukest suuremat tükeldust ja mina kui kokk, tahes-tahtmata pöörad sellele nii tähelepanu, et kes on hakkinud ja kas on kuubiku või on midagi muud ka siia sisse tekkinud. Kui nüüd nokkida, siis võiks küüslauk olla veidike rohkem ja laimimahla ka, aga mitte midagi muud halvustavat selle kohta ei oska küll öelda, see on puhtad maitsed, mitte mingit siukest läbisegi mökserdatud, millegagi loputatud asjandus selle kohta ei saa öelda, see on ikkagi puhas, see on hea süüa. Siis see, mis mulle kohe silma hakkas, oli chili wrap. Ma ootaks, et ikka nagu kohe on ikka chilline, aga ta on niisugune mahedapoolsem. Ja mul on ülim rõõm näha siin pakises ka sellist asja nagu falafel box. Parim Vegamama hummusega, ehk siis selle sama hummusega, mis siin eelnevalt kõige alguses lahti võtsin. Köömne lõhn tuleb, kohe alguses on tunda köömne lõhna. Minu jaoks natukene kuivad. Ja kui hästi palju hummust panna peale, siis on väga hea. Chili con patatas. Vürtsikas pataadi chili. Sa ei pea nüüd filmi, ma nüüd söön. Ja ma nüüd jään siis siia sööma neid seda chili karpi tühjaks, et siis järgmise korrani, tšau! No me jõudsime koju ja Sofi nii armsalt aitab emmil kombe seljast ära. Ai kui tubli. Ja mina ei pea mitte midagi tegema. No nii, kas sa püüad selle kotti kinni, mina teen lahti ja sina püüad kinni? Saad emmile ka anda selle üllatuse. Ei ole vaja panna. Emmi, mis sa said? Anna üks emmile, anna emmi sokk emmile, kumb emmi oma on?
anna Emmile. Vaata, mis sees on. Vaata või. Kas seal üldse on midagi sees? Emmi, kas sa leiad ka midagi sealt seest või? Lähti ja teeme lähti. Paneme kõigepealt sokid tagasi rippama. Anna mulle sokk. Aga mul on nüüd plaanis tüdrukutega ette võtta väike soolataigna tegu. Emmi võib ka seda teha, tema oskab juba kooke ja piparkooke teha. Okei. Jah, me hakkame tegema soolataignast jõulukuuse ehteid ja üritame jäädvustada ka tüdrukute käe või jalajälje. Ma just tuli meelde, et me eelmisel aastal tegime ka ju soolataignast ehteid. Ja siis ma võtsingi meie blogi lahti allesalguses.com ja siin on kirjas, kuidas me tegime soolatainast. Ja millised ehteid me tegime, siin on Sofi käejälg ja Emmi jalajälg ja need on meil alles ka. Aastaarvud on peale kirjutatud ja sellel aastal teeme sama, nii et jah, retsept on siin. Ja Sofikene on nii väike siin alles. Vaata seda. Kakku, lahku, kakku, lahku, kakku. Niimoodi. Ja risti. Niimoodi. Ja risti. Kõigepealt me paneme soola. Nii me paneme tärklise ja see on jahu. Tubli! Aitäh! Küll see on ikka hea. See tegelikult ei ole päris hea maitsega. Oi. Kes selle kõik siit ära koristab pärast? Mina. Sina või? No väga hea. Nüüd me kallame vett. Teete seda rasket tööd, ära hakka maitsma seda, see ei ole üldse hea. Lükka sisse täitsa sügavale. Emmi, lükka kätid sisse sinna ja Sofi hakka seal sees segama kättidega. Läheb ilusti laiemaks. Vaadake, kui hästi mul välja tulid. Jaa, väga ilusad. Nüüd on suuremad. Keda me kõik võtavad? See on lihtsalt. Kuule, Sofi, mis su kleidi peal on? Kleit on kuidagi valgem kui ennem. Jah. Näe, läks mõtlemaks või? Ei tule rohkem. Okei. No meil on ehted valmis tehtud ja see tegemine oli lõbus, aga see siin ei ole nii lõbus. Terve põrand, see laua alt on ka jahu täis. Peab koristama hakkama. Ja need ehted me saame homme ära värvida. Ma näitan, millised nad välja tulid. Nii, sellised nad tulid. Ja siin on Sofia käejälg. Emili käejälge oleks ka vaja, aga no ta pehmelt öeldes ei olnud huvitatud sellest. Kui nüüd otse välja öelda, siis ta hakkas täiesti karjuma, kui ma üritasin ta käejälge teha, nii et ma loodan, et meil õnnestub ikka see aasta see käejälge kätte saada. Tule siia. Pane kõht minu käe peal ja anna käed. Pane kõht minu käe
tule laps siis. Emili, tule kõhuli tule siia peale ja anna käed kinni. Ja anna kätest kinni, tule. Tule siia mulle. Tule sulle kiku-kaku. Tahad kiku-kaku või? ma ei saa mainimata jätta, et nüüd, kui ma telekas käib üksinda kodus ja ma vaatan seda koos oma tütrekestega, siis see on nii mõnus, jõulutunne tuleb peale. nii mõnus. kuulge lapsed, kas hakkame magama minema? jaa, kell on juba 9 läbi. Ja nüüd me hakkame unejuttu lugema. Ma loodan, et mul täna öösel ka päkapikkud käivad. mis nad võiks tuua sulle? Šokolaadikommi.